Vanamehed kolmandalt. Tere päevast! Head Kuku raadio kuulajad, nii nagu ikka vahelduvad meil konkreetsemad teemad, võib-olla rohkem igavikuliste teemadega ja täna ongi just see päev, kus arutame küsimust, mis hetkel Eestis aktuaalne ei ole, ehk siis ühegi parlamendis oleva erakonna poliitilises programmis me seda põhimõtet ei leia, küll aga kunagi mõned aastad tagasi propageeris seda mõtet, millest täna kõneleme, Roheliste erakond. Paljud teist juba ilmselt on ära mõistatanud, me räägime täna kodanikupalgast, ehk siis tingimusteta igaühele garanteeritavast baassissetulekust. Ja selle teema käsitlemiseks olen palunud Kuku raadio mikrofonide taha Kuku kuulaja, vana ja hea tuttava Marek Strandbergi, tere Marek! Tervist! Ja samuti Kuku kuulaja, vana tuttava Vootele Hansoni, tere Vootele! Tere! Vestlust juhib Ülle Madise. Esmalt, kõik ilmselt teavad seda, et ühes kaasaegses riigis ja Eestis ka ütleb põhiseadus seda, et igaühele tuleb tagada vähemalt minimaalne väärikas äraelamine, eks see on väga subjektiivne hinnang, et milles see seisneb ja mis need teenused või milline see raha hulk peaks olema, millega seda siin Põhjamaa kliimas ja selle elukalliduse juures, mis meil on saavutada. Aga fakt on see, et seda põhimõtet püütakse täita erinevate sotsiaaltoetuste abil, ka pensionite abil, aga selle süsteemi alternatiiviks on pakutud siis niinimetatud kodanikupalka või neile kuulajatele, kes tahaks ise edasi uurida, siis inglise keeles enim kasutatakse sellist mõistet nagu basic income guarantee või siis 20. aastatel kasutati Austraalias, Suurbritannias, Kanadas, Uus-Meremaal social credit, võib selle kohta lugeda siis ka kui negatiivsest tulumaksust, mis tuli 1962 Milton Friedmani eestvõttel päevakorda ja need, kes loevad saksa keeles, et siis sakslased nimetavad seda sama nähtust bedingungsloses Grundeinkommen ehk siis tingimusteta nii-öelda põhisissetulek. Et Marek, sina kui ilmselt neid teemasid enim läbi töötanu, oskad vast lühidalt ja selgelt seletada, et milles siis see põhimõtteline vahe on, et sotsiaaltoetuste, pensionide, hüvitiste ja siis teiselt poolt kodaniku palga vahel? Ma võtaks käsitluse alla võib-olla kaks sellist tähelepanuväärsemat lahendust, mis teatud mõttes sobivad ka Eesti oludes. Üks neist 70. aastatel Alaska osariigis kasutusse võetud nõnda nimetatud põhiseadussegi seal sisse kirjutatud Alaska alusfond või kuidas me iganes seda tõlgime, mille idee oli siis selles, et kuna tegemist oli osariigiga, kus asustustihedus on väike, samas kus maavarade kasutus, ennekõike naftakasutus on küllaltki suur ja et siis oli muideks konservatiivse vabariiklase siis J. Hammondi nagu ettevõtmine 76. aastal ta selle realiseeris seal osariigis ja inimestele lihtsalt tagatakse ühe fondi kasvikutest, mille moodustavad siis muuhulgas ka nafta ja ressursikasutuse tasud, mida sinna kogutakse, see fond investeerib, toimetab, ta on põhiseadusse kirjutatud seal ja fondi dividendidest siis makstakse kõikidele Alaska põliselanikele või põhielanikele, kes on siis vähemalt aasta elanud Alaskal, sellist nii-öelda kodaniku dividendi. Tingimustega on üks tingimus. See on see, et aasta jooksul ei tohi olla mingit kuritegu toime pannud, mingites raamides on see nagu siis sätestatud, aga muidu jah. Ja aastad on olnud erinevad, on olnud aastaid, kus makse on olnud mõnisada $, ja parim aasta vist 2008, kui maksti pealt $3000 iga nagu elaniku kohta. Nüüd, mida see endast siis kujutab või mis on selle tähendus, kui me võtame kas või sõnavabaduse, eks ole, mille sisu on ju selles, et kõik saavad kasutada sõnu, kõik on saanud koolihariduse ja oskavad ennast väljendada. Ütleme, sõnavabadust ühiskonnas, kus kooliharidust ei anta, on raske realiseerida.
Nüüd tegelikult ega pärast seda, kui rahalt 72. aastal kullakatte kaotati, on raha tähendus üldse väga raskelt mõistetav, et millega on tegemist. Tegemist ei ole mingisuguse ekvivalendiga või muu sellega. Ekvivalent oli enne seda, kui kogu läänemaailm lähtus nii-öelda Bretton Woodsis tehtud kullakattega raha kokkuleppest. Küll aga pärast seda on raha iseloom väga omapärane. Teda võibki käsitleda kui kommunikatsioonivahendit või midagi sellist. No, ja mida ma tahan öelda ongi see, et inimene tegelikult kaasaegses ühiskonnas rahata toime ei tule. Kuigi me võime öelda, et nagu füsioloogiline alternatiiv on olemas, minna metsa, pidada põldu, aga see on võimatu, sellepärast et kommunikatsioonimuster eeldab ja käitumismuster eeldab raha hulk. Ja selline minimaalne raha hulk, mis mittekriminaalsetele inimestele nagu laiali jagatakse, on siis nii-öelda üks viis, kuidas leevendada vaesust küllaltki lihtsa mehhanismiga. No midagi sarnast võeti ette ju ka Brasiilias, et kus samamoodi on palju loodusvarasid ja siis on seda toodud ka eeskujuks ja oleme siingi saates seda professor Rainer Katteliga käsitlenud, et kuidas Brasiilial õnnestus just kõige vaesemate gruppide vaesust selle abil leevendada, et siis loodusvaradest laekuvat raha enam ei jaotatud mitte, nii on seda siis teaduskirjanduses väidetud, mitte teatud oligarhidele või võimu juures olevatele gruppidele, vaid et seda jagati eelkõige üksikemadele ja suures vaesuses elavatele inimestele. Ja tõepoolest, kui vaadata nüüd siis seda nii-öelda põhisissetuleku garanteerimist inimesele, sõltumata sellest, kas ta tööl käib või ei käi, milline on tema sotsiaalne staatus, kas ta on noor või vana, suuremate või vähemate vaimsete võimetega, et mina olen sellest niimoodi aru saanud, neid mudeleid on tõesti väga palju, neid on erinevates riikides olnud erinevaid, et nende mõte on sageli olnud ka see, et enam eraldi ei administreerita, ei korraldata sotsiaaltoetuste andmist, kedagi ei panda abipaluja rolli, sest on ju väidetud ka seda, et näiteks kui töötu läheb ennast töötuna arvele võtma ja küsib töötu toetust või hiljem töötu abiraha, et siis see justkui sunnib teda kätt väristama või ennast alandama, et saada seda solidaarsusel ja niisugusel humanitaarsel üldinimlikul tunnetusel põhinevat abikätt siis, kui tal tarvis on, et niisugune põhisissetulek kõikidele, sõltumata sellest, kes nad on või mis nad on. Seaduslikult käituvatele inimestele. No ja näiteks ilmselt tõesti, et kurjategijad ja võib-olla siis ka räägime saate lõpupoolega natuke immigratsioonimagnetist, et nendel ehk mitte. Aga et ühesõnaga see peaks siis tõstma ka inimväärikust. Aga nüüd järgmine probleem ju tegelikult on, mis on kohe sellele vastuväide, et nende majanduslike küsimusteni me jõuame ka, et kas tegelikult niisugune olukord, kus igaühel meist siis on võimalik saada niisugune rahasumma ja loomulikult siis kõik sotsiaaltoetused, pensionid ja muu taoline jäetakse ajapikku hoopiski ära, et kas see tegelikult võib anda niisuguse tagasilöögi, et ühiskonnas vaata, et keegi enam tööd teha ei viitsigi. Asja mõte on ju siis see, et sa saad selle nii-öelda baassissetuleku ja sa saad põhimõtteliselt teenida sinna juurde. Ma ei näe nagu mingit põhjust, et inimese loomus, selline konkureeriv loomus, ikkagi eristumisloomus, loomus, mis on mänguline nagu mingil moel selle tõttu, et on tagatud baassissetulek vähemuma peaks. Ütleme niimoodi, et tegelikult võib ju ennustada, mida on ka aastal näha, on ikkagi see, et jõukamad inimesed annetavad oma osa sellesse fondi tagasi ja selle tõttu täiesti osakaal nagu kasvab, ehk inimkäitumine on ses mõttes ette ennustamata. Me ei saa öelda, et me teame täpselt, mis juhtub, kui näiteks Eesti taolises ühiskonnas, kus tõenäoliselt lähema 10 jooksul põlevkivi kasutus mitte ei vähene, vaid suureneb selle tõttu, et sellest on atraktiivne teha vedelkütuseid, et meil ei oleks põhjust esiteks nii-öelda seda tegevust maksustada ja koondada seda raha umbes samasugusesse fondi, nagu tehti Alaskal, ja teiseks, miks me peaks nagu eirama seda, et kui loodusvarad kuuluvad riigile, elik siis tegelikult kogu rahvale, kes sellega seoses elab ja kelle elukvaliteet sõltub otseselt sellest, millisel moel ja kui suures ulatusega loodusvarasid kasutatakse, ei peaks sellest osa saama. See tundub väga loomulikuna. Loomulikult tekitab see suure hulga protesti, et kuidas mitte süüa, kuidas alkohoolik näiteks, kas ta saab siis ka selle raha? Ma arvan jah, sellepärast, et kui inimene, kellel on mingi sõltuvus näiteks, olgu kas või narkootikumidest või alkoholist või millest iganes, see on ju hea, kui tal on võimalus oma tõbe taluda moel, et ta ei peaks minema vargile või röövima, et see on nagu, kuidas ma ütlen, kui me tõesti ütleme, et meie jaoks probleem on vaesus, siis on see üks lihtsaim viis, mismoodi vaesust leevendada.
me ei oska ette ennustada, mismoodi ühiskond käituma hakkab, kuna sellist kogemust meie kultuuris siin lähikonnas ei ole, aga eeldused on ju hääd ja võime lähtuda ju sellisest Immanuel Kanti filosoofilisest nii-öelda moraalikäsitlusest, et eks me siis näe, kas see lähenemine andis häid tulemusi või mitte ja selle järgi otsustame, et kas siis nii-öelda see oli hea plaan või mitte. Et küsiks siis vaatajalt sedapidi, et kuidas sinule tundub, kuidas ühiskonna need liikmed, kelle tööst ja töö produktiivsusest koguneva tulu arvel niisugust ühtlast baassissetulekut jaotatakse, et kuidas nemad sellesse asjasse suhtuksid, et kas võib-olla ikkagi see nii-öelda vajaduspõhine hüvede jaotamine, et kas see on äkki meil nii sügavalt vaimus sees, et me ei suuda sellest loobuda ja kuidas see sulle tundub? Ajaloos on ju erinevaid etappe öelda, kuidas nüüd inimloomus seal käitub ja raske öelda. Oleneb, mis vastu antakse siis sellele seltskonnale, kas siis nagu töötab ja seda raha kokku korjab. Võtame näiteks Rooma riigis oli ju, varases keisarriigis oli üsna levinud see, et Rooma elanikele anti leiba. Ja niisama, selles, et nad on Rooma elanikud ja Rooma linnas elavad, aga vastutasuks taheti ju saada seda, et nemad tunnustaksid ka siis nende leivajagajate võimu. Ja kui selline suhe tekib, siis ma usun, et on kõik rahul. Ühtedel on võim ja teistel on siis see igapäevane sissetulek. Võtame keskaegse näite, kus oli väga tavaline, et kõiki tuli ülal pidada, varases keskust näiteks Gregorius Suur olla keeldunud missat pidamast, kuna Rooma linnast leiti üks nälga surnud inimene. Ja ütles, et ennem ei saa pidada, kui kõik ei ole söönud. Siis oli ka ju väga tavaline komme oli see, et sa pidid elama oma seisuse kohaselt. Kui sa näiteks enam tööd teha ei tahtnud, võisid oma vara seegile anda ja minna ju seeki elama. Aga kui sa hakkasid ülalpidamisest elama, siis sa pidid elama ka vaesena, siis sa ei olnud enam ei rüütel, kaupmees, ei käsitööline. Nii et ma usun, et alati tuleb vaadata, mida siis sellele seltskonnale, kes nagu arvab, et tema peab üleval teisi, vastu antakse. Ma ühe kommentaari siia kohta teen, sellepärast, et ega kõnealune ka Laskafond või ütleme samalaadne fond näiteks, mis 2004. või 2005. aastal Kanadas Albertas tehti, ei kogu oma raha mitte teiste töö arvelt, vaid just nimelt loodusvarade kasutuse arvelt. Ehk et seda on nagu raske öelda, et kui keegi ettevõtja võtab maast loodusvarasid, mis on üldrahvalik omand ses mõttes, siis moel või teisel on ta võlgu. On ta võlgu selle keskkonna, on ta võlgu need varad ja see on kokkuleppe küsimus, ehk et nagu keegi ei hakka nüüd kuidas ma ütlen, koormama tõepoolest edukat inimest, kelle ökoloogiline jalajälg või ettevõtte, kelle ökoloogiline jalajälg on väike, sellega, et ta peaks panustama märkimisväärseid summasid oma käibest sellesse fondi. Ei sellise fondi põhimõte on siis alati lihtne, kui on ju palju maavarasid ja hinnalisi maavarasid, mille järgi on nõudlus parasjagu ja samas rahvaarv pole väga suur. Aga näiteks Jaapanis ma seda mudelit rakendada ei saaks, kuna seal pole sellist maavara. Nemad on jõukad lihtsalt oma töökuse ja nutikuse tõttu. Ja Laskas jällegi on nafta, tegelikult selleni me veel süsteemselt tuleme, et kuidas niisugust mudelit ära majandada, aga klassikaliselt on niisuguseid fonde, just kui nüüd eesmärgiks seada siis see, et kõikidele tagatakse niisugune baassissetulek, mille saamiseks ei tule tõendada, et oled töötu või puuduses, et siis on seal põhimõtteliselt 3 mudelit, mida on teoorias välja toodud, et üks on tõepoolest, et loodusressursside ammutamise siis kasu jagatakse inimestele ümber, kuna Eestigi põhiseadus ütleb, et loodusressursid ja loodusvarad on rahvuslik rikkus, et muidugi tuleb neid ka kasutada säästlikult, seegi on kirjas. Et teine variant on siis ikkagi tulumaks ja 3. variant on tarbimismaks. Et kõiki neid on siin erinevates riikides välja pakutud ja on ka majanduslik mudel niiviisi välja joonistatud, et on jõutud tõdemuseni, et selle mudeli rakendamisel tegelikult võiks kokkuvõttes jääda eelarveliselt umbes samasse seisu, kus ollakse, ehk siis põhimõtteliselt on võimalik hoida eelarve tasakaalus ja et samal ajal inimeste enesetunne ja üldine elukvaliteet paraneb. Vanamehed kolmandalt. Kõneleme täna kodanikupalgast ehk siis kõikidele tingimusteta antavast baassissetulekust, arutame, kas see on lihtsalt utoopia või on see ka tegelikkuses rakendatav. Kuku mikrofonide taga nagu ikka 3, Marek Strandberg, Vootele Hansen ja Ülle Madise.
Üldiselt tegime sotsiaaltoetuste ja kodanikupalga vahekorra saate esimeses kolmandikus juba selgeks ja siit katsukski nüüd süsteemselt edasi minna, kuna niisuguse mudeli rahastamise võimalustest sai põgusalt juba räägitud. Et võib-olla 4. mudel on meil jäänud siin mainimata ja see on seesama nii-öelda negatiivne tulumaks, mida siis USA-s on isegi rakendatud, et Milton Friedmani 62. aasta ideed ma juba mainisin ja 67. aastal oli USA-s president Lyndon Johnson, kes tegi ka komisjoni ja tõepoolest mõnedes osariikides asuti seda rakendama ja siis niisugusel põhimõttel, et justkui kõigil on niisugune tulumaksuvaba miinimum, aga see on niivõrd suur, et tõepoolest selle kätte jäämine tagab siis äraelamise ja kui keegi tegelikult teenib vähem kui see, et siis makstakse talle juurde, ehk siis tema tulumaks on selles mõttes miinusmärgiga, 2 miinust annab kokku plussi, et temale siis makstakse juurde. Ja muide, mis oli väga huvitav, et on uuritud selle pilootprojekti tulemusi ja inimeste tööhõive oli vähenenud või nende soov tööd teha oli vähenenud väga vähe. Et see tegelikult kinnitab Mareki eelmises kolmandikus öeldut, et tõenäoliselt inimestes on see konkurentsi pisik niivõrd tugevalt sees ja ka tahtmine midagi teha ja saavutada, et ka siis, kui neil on iseenesest see minimaalne äraelamine tagatud, ilma tingimusteta igal juhul, et siis inimesed ikka leiavad rakendust. Ja mis tänapäeva ühiskonnas muidugi võib tähendada ka seda, et osa inimestest võib-olla ei soovigi palgatööle minna, vaid rakendavad ennast, siis tarbivad lihtsalt vähem ja rakendavad ennast siis kas kodumajapidamises, et olgu ta aiasaaduste või viljakasvatuses, loomulikult perekonna eest hoolitsemine on sellisel viisil väga väärikalt tasustatud ja samamoodi ka võimalik vabatahtlik töö näiteks mõne kogukonna heaks, et kõiki neid argumente on toodud välja. Täpselt nii, selles mõttes, et kui me vaatame laiemalt, siis ütleme, loovus, olgu ta laste puhul või tegelikult ka teadusilmas või kus iganes, avaldub ju kõige paremal moel ennekõike siis, kui on tagatud loomevabadus, teatav väärikus. Inimese ebamugavustunne on ühel või teisel moel elimineeritud ja on täiesti selge, et töötus kaasaegses Eestis või kaasaegses Euroopas, kuidas me iganes seda käsitleme, on tegelikult mõnes mõttes selline vääritu tunne, tohutute probleemide kuhjumise ettekujutus, võlad, võlgu jäämine kodu eest, mille iganes eest, see ei ole tunne, mida inimene sooviks tunda. Need ei ole mängureeglid, kus nii-öelda sellist ühistegelist toetust on vähe, et nende mängureeglite saavutada siis nagu ühiskonnas selline hea äraolemine. Ja ses mõttes, ma ütlengi, et ega raha on ju teatud mõttes selline välja mõeldud reeglistik ja kui selle välja mõeldud reeglistiku raames ilma nii-öelda majandust kahjustamata ja ma peangi silmas, et maavarade kasutustasude tõstmine kaasaegses maailmas, kus ressursinõudlus aina kasvab, ei peaks kahjustama majandust, vastupidi, ta nihutab nii-öelda sellise väärikuse kasvu, ühiskonna vabaduste kasvu kaudu ühiskonda rohkem nii-öelda teadmismahukama toimetamise suunas ja vahet ju pole, et kui me toimetame sellisel moel nagu jaapanlased, kelle ühiskonnas on stabiilne olek, null kasv ja mis iganes, et siis meie väärikus saabub lihtsalt järgmisel perioodil kuidagi muud moodi. Kui tööst endast rääkida, ja sest järelikult inimese enesetundest töötada, siis tööl võib väga mitu tahku välja tuua. Esimene on see, et töö enda äraelatamiseks, mis tänapäeval tähendab seda, et sa teed mingit tööd, mida keegi ostab. Su tööd tulemus on mingi nõudlus olemas. Teine on nüüd inimese loominguline vajadus. Siis võib-olla keegi teine peale enda seda töö tulemust ei vajagi. Kolmandaks on need tööd, mis läheb hädapäraselt ära teha ja mida võib-olla vabatahtlikud, kui sellest palka ei maksaks, keegi ei teeks. Takka pihta me teame, et siin uusaegses Euroopas muutus tööga nii-öelda eetiliseks kohustuseks printsiibiks ja eriti tähtsaks seoses konkurentsiga ta sai siis, kui hakkas juurduma just eelkõige anglosaksi maadesse loodusliku valiku printsiip, kus leidi, et inimkond peabki võistlema ja kes teeb paremat ja õigemat tööd, see on õige mees ja kes ei tee, siis tema tulemus ongi ehk nälga surra. Aga tuletame meelde, et näiteks veel mõnekümne aastast meil ette ennustatud kommunistliku ühiskonna töö, siin Lenin kirjutabki, et kommunistlik töö sõna kitsamas ja rangemas mõttes on tasuta töö ühiskonna kasuks, töö, mida tehakse mitte teatud kohustuse täitmiseks, mitte õiguse saamiseks teatud saadustele, mitte varem
kindlaks määratud ja seaduslikult kinnitatud normide järgi, vaid vabatahtlik töö väljapool normi, töö, mida tehakse tasule lootmata ilma tasu saamise tingimuseta, tööharjumuses töötada üldsuse kasuks ja teadlikust harjumuseks saanud suhtumisest vajadusse töötada üldsuse kasuks töö kui terve organismi vajadus, tsitaadi lõpp. Sellega me näeme, et Lenin käsitles tööd puhtalt loomingulise vajadusena, ta ei vasta kordagi, kes hakkab tegema seda tööd, mida võib-olla vabatahtlikult ei tehta, kui tasu ei maksta. Ja siit saab kohe edasi küsida, et iseenesest ju tegelikult niisugune mõte, et kõik inimesed arvatavasti tahavad ühiskonnale vastavalt oma võimetele midagi anda, et neil on teatud vajadused, mis tuleb kindlasti katta ja et ilmselt parim vajadus ei ole vajadus paista silma, olla teistest parim või teistest parem, aga millegipärast sellest iseenesest nii ilusast loosungist ju asja ei saanud, et ei tulnud see kommunistlik ühiskond mitte kuidagi välja. Väga hea, et ei tulnud. Jah, sellega me vist kõik kolm noogutame ja küllap kuulajadki, ma loodan. Aga küsimus ongi, et miks? Ja kas tegelikult see sama saatus ei või tabada seda tingimuste vaba põhisissetulekut, et ikkagi niisuguses olukorras, kas see võimuladmik täielikult korrumpeerub, inimesed, kogu majandussüsteem jookseb kokku, et tegelikult kvaliteedile ei panda enam rõhku või ei toodeta seda, mida vajatakse, sest ilmselt ka turg ei saa ju sellises süsteemis enam nii toimida, nagu ta täna toimib või saab? No ütleme niimoodi, et kui vaadata ja lugeda selle sama Laska kodanikupalga või kodanikudividendi või fondi dividendi kohta, et see on tõepoolest miinimum. See on täpselt see sama nii-öelda väärikuse või enesealandamise vältimise miinimum, millel ei ole märkimisväärset majanduslikku mõju. See moodustaks, ütleme, tarbitult ikkagi kogu käibest või majanduskasvust väga väikse osa. Aga see väike osa on, inimühiskond on selline, et ega me ei saa alahinnata kommunikatsiooni, mis mõjutab ühiskonda seeläbi, kui on väga palju inimesi, kes ennast halvasti tunnevad ja ei oska seda kuidagi väljendada. Ega halvasti tundvate inimeste hulk, nagu me oleme kogenud, ei tekita ka mingisugust majanduskasvu. See on ju täitsa selge. Ja siin ongi nagu, ütleme, selline, kuidas ma ütlen, nagu uue reegli loomine. Me ei oska ennustada, mis juhtub, me ei oska ju ka evolutsiooni ette näha, isegi teades kõiki põhjusi, miks näiteks bioloogiline evolutsioon toimub, on meil võimatu vastata küsimusele, et kui kellegi kes küsida näiteks Vootele käest, et kas sa oskad öelda, millised 3 inimese välja areneda võivat omadust saavad meie evolutsiooniliseks edueelduseks järgmise 3 miljoni aasta jooksul. Sellele küsimusele on võimatu vastata. Ja täpselt samamoodi väidan ma, et ka on võimatu vastata sellele, et mis täpselt juhtub kodanikupalga puhul. Me ei saa isegi öelda seda, et mis juhtub väga täpselt, kui mingisugune maks tõuseb või langeb ja palju lihtsamate seadustega on kõvasti mööda pandud, et lootus ei realiseeru. Aga kuidas ma ütlen, et põhjused või ütleme sisendid sellesse, et ühiskond muutuks nagu veidikene meeldivamaks, on täiesti usaldusväärsed. Meil on kogemus, seesama Alberta kogemus, seesama küllaltki selge Alaska kogemus. Me ei erine loomult väga palju sellest ja ma arvan, et majanduse puhul pigem nagu tekibki teine olukord, et loovust ühiskonda tuleb juurde. Negatiivseid emotsioone jääb selgelt, meil ei ole põhjust ju kahelda, et negatiivsete emotsioonide hulk väheneb. Jah, ega mina arvan ka, et määramatus on ju tavaliselt meie eluks põhilisi kaaslasi. Ja mina ka just midagi halba juhtub, kuna kui nii kaua jääb inimestel, suurel osal inimestel see põhimõte, et ma pean olema oma naabrist parem, minu mänguasi peab olema tõhusam, siis ma saavutan ka tunnustust ja lugupidamist teistelt inimestelt või nendelt inimestelt, keda ma tahan lugupidamist saada, siis nii kaua jääb see konkurentsivaim ja tahtmine ikka edasi. Kui me selle sama kommunismi juurde tagasi läheme, siis nende üks eestvedajaid Toomas Moor näiteks utoopias üritas konkurentsivaimu just alla suruda. Ja temal oli see, et kõik ühtemoodi riides, ühesugused tasud, iga 10 aastat vahetas korterit, kui äkki keegi teeb oma selle maja paremaks, ilusamaks kui teine. Et seda juhtuks, seda isikupära ei tekiks. Ja Campanella, kes üritas siis perekonna likvideerida, et laps ei teaks, kes on tema ema-isa ja ema-isa ei teaks, kes on ta laps, kuna temaga käsides ka konkurentsivaimu tekitajana seda, et ma tahan anda oma lapsele parimat ja kas hea nime või kuulsa mineviku, suguvõsa kaudu või rikkuse. Ja kui see on elimineeritud, siis see on alla surutud. Ma arvan, et nii kaua see konkurentsivaim, et iga naabrist parem olla, alles jääb, siis nii kaua inimesed pingutavad, suur osa inimesi pingutab ikka edasi. Ja siis samas on tõepoolest siis see lugu, et
keegi ei pea minema tõestama, et ta ei saa hakkama või vaene või vajab abi. Et see vahe tekib. No ilmselt kogu selle sotsiaalhoolekandesüsteemi ka seotud bürokraatia tõepoolest sellisel juhul väheneks. Muidugi me räägime kahest pisut erinevast asjast, et mulle tundub, et Marek kohati peab võimalikuks ka seda varianti, et nii nagu Alaskas, et me ei teagi ette, kui suureks siis loodusvarade kasutamisest saadud tulust kogunev fond kujuneb ja et loomulikult jagatakse seda, mis seal fondis on ja et see on justkui siis lisaks siis sellele, mis inimene on teeninud tööga või mis ta saab sotsiaalabina. Jah, et see on üks variant, siis teine variant on see sama, mida sai ka mainitud, see niinimetatud negatiivne tulumaks ja kolmas variant, mis minu jaoks on tegelikult kõige huvitavam ja mida me võiksime ka edasi võib-olla põhjalikumalt käsitleda, on see, et mida on ka mitmel pool välja pakutud, et tõepoolest, et siis pakutaksegi igale inimesele sõltumata tema vanusest ja kõigest muust, võib-olla tõesti jättes välja siis uusimmigrandid, jättes võib-olla välja sealt kurjategijad, et makstakse teatud summa raha ja see ongi see nii-öelda baassissetulek, ülejäänud võid teenida juurde. Absoluutselt, kusjuures tegelikult ei ole need ju süsteemid teineteist välistavad, vaid ütleme haldamise keerukuse ja mis iganes nii-öelda mõõdetavate või kombatavate parameetrite alusel võib ju neid ka liita. Võib olla ju liidetud maavarade kasutustasudest saadav kodaniku dividend selle sama nii-öelda konsolideeritud sotsiaalrahadega ja ongi kõik, see fond on mõnevõrra suurem. See on täpselt see küsimus, et mida see fond siis tegema peaks, et loomulikult sellel fondil peaks olema ka mingisugune aktiivsus, et ta paigutab seda raha kuhugi, mis temasse kogunud on, sellepärast nagu öeldud. Alaskaga oli lugu niimoodi, et 76. aastal oli selle fondi suurus $700,000. Eelmisel aastal oli selle fondi suurus oli kasvanud $38 miljardi. Alaskal elab umbes 3,5 miljonit inimest. Nii et iseenesest nii-öelda me kogu aeg räägime, et me peame olema majanduslikult paindlikumad ja mis iganes, mingisuguse mudelina on välja mõeldud see suhteliselt veider pensionifondide süsteem, mis paratamatult oli eelkõige demograafilistel põhjustel nagu ilmselt lähitulevikus lihtsalt ära kaob. Aga selline ühiskonna ühisest varast saadava väärtuse kogumine, kasvatamine ja selle nagu ühtlane jaotamine, selles ei ole midagi halba, seda enam, et süsteem, mis muutub lihtsamaks, võtad ette, kui suur hulk kas või ametnikke saab priiks lastud selle tõttu, et enam sellist mõttetut sebimist ja hindamist alustel, mis alati tekitab pingeid, eriti näiteks maakoolides, kuidas tunnevad ennast tegelikult, kui vestelda lapsed, kelle vanemad elavad sotsiaalabist, kõik need pinged, mis ühiskonnas on, need on jaburad, need on natukene sellised kuidas ma ütlen, mittekultuursed, need on sellised häirivad. Et muide, väga huvitav on see, et 2007. aastal jäi õige pisut puudu, et just selles vormis, see Grundeinkommen saksakeelse sõnaga, oleks jõudnud Saksamaal ühe erakonna, mis on siis Bündnis 90 ja rohelised koos, sisuliselt valimisliit, et olekski jõudnud nende programmi ja ta õige mitmed erakonnasisesed otsustusringid juba läbis edukalt ja siis kõige viimases ringis napilt hääletati maha. Ja selle tõttu tundub, et ühtegi kogemust maailmast, vähemalt mina ei leidnud, aga ma ei ole muidugi võib-olla piisavalt põhjalikult uurinud, et need kuulajad, kes asja tunnevad, kindlasti olete teretulnud kommenteerima ja kirjutama, et ühtegi niisugust kogemust ei ole ja selle tõttu on ka raske ennustada selle kogemuse põhjalt, et mis võiks Eestis sellisel juhul juhtuda, et need võimalikud plussid, mis siis, kui kõik hästi läheb, et need on üsna hästi ettekujutatavad. Aga et need miinused, kaasa arvatud see, et kas raha ikkagi niisuguseks ühiskonna ülalpidamiseks jagub ja kust see raha siis õigupoolest tuleb, kui tegelikult naftat ega kulda ega muid selliseid väärtuslikke maavarasid väga ei ole. On põlevkivi, mis on säätud täna Eestis naftaga samale tasemele, on põlevkivi, millega seotud lootused tähendavad võib-olla Eestis lähitulevikus 20, võib-olla isegi 30 miljoni tonni põlevkivi ehk umbes 30 miljoni barreli naftalaadse produkti tootmist. Ja kas ka eksporti? See ilmselt ongi ainult eksporditav, sellepärast et kohalikku kasutust sellele tekkida ei saa. Tehnoloogilistel ja keemilistel põhjustel ette kujutada, et sellest oleks edukalt võimalik toota mootorikütust, ei saa kõne allagi tulla, ehk tegemist on eksporditava ja põhiliselt siis laevadele mineva kütusega.
30 miljonit tonni on Eestis ka põlevkivi 80. lõpul kaevandatud, isegi 33 vist oli see aga piir. Sellest on tehtud elektrit ja seda ei eksporditud, vaid see oli selles nii-öelda kommunismini pürgivas ühiskonnas vajalik ja materiaaltehnilise baasi arendamiseks. Pommide tegemiseks ja kes teab veel aga kui rääkida nüüd, meil Eesti on paraku läinud natuke teistel, meil üks toetusliik on ju nii-öelda igaühel ette nähtud, see on see peretoetused, mida saavad kõik lapsed, ja see summa on nüüd pikki juba üle enam kui 10 aastat ühesugune külmutatud ja sellest me oleme jõuliselt arendanud neid toetusi, mis sõltuvad eelnevalt makstud palgast või tasutud palgast, seetõttu Eesti on neid natuke teist teed praegu. Nojah, et ega me siin täna mingit poliitilist agendat ei koostagi, vaid pigem arutame ühe niisuguse huvitava idee üle ja et eks tõesti ühelt poolt on ju nõnda, et kui kogemusi ei ole ja teiselt poolt ei ole ka kindlat reeglit, mille alusel ennustada, mis juhtub, et siis tulebki olla niisuguste ideede rakendamisega väga ettevaatlik. Aga sina, Vootele, tuletasid seoses selle teemapüstitusega meelde ka sotsialismi ja kommunismi vahetegu, et enne reklaamipausi võib-olla on hea see ka kuulajatele meelde tuletada. No meil ka siin sageli räägitakse just need, kes on kritiseerinud peretoetusi, räägivad, et tegelikult toetused peaks olema vajaduspõhised, et neid ei peaks andma mitte igaühele. Siis tulete meelde, et Karl Marx kirjutab oma Koota programmi kriitikas kommunismi kohta, see loosung, mida jõudis partei programmi terminile, et üllas põhimõte, ma tean NKP programmi, et igaüks oma võimete kohaselt, igaühele tema vajaduste järgi, aga siis kommunistliku ühiskonna esimene faas, mida Lenin nimetab sotsialistikuks, seal oli siis põhimõte, et igaüks oma võimete kohaselt, igaühele tema panuse järgi. Vanamehed kolmandalt. Jätkame saadet, kõneleme täna niinimetatud kodanikupalgast või siis tingimusteta igale inimesele, kes elab korralikku elu, elab ühe riigi territooriumil vanusest ja muutest asjaoludest sõltumata antavast nii-öelda põhisissetulekust, mis võimaldab ära elada. Stuudios oleme kolmekesi, Marek Strandberg, Vootele Hansen ja Ülle Madise. Kuna oleme jõudnud saate viimasesse kolmandikku, et siis on ehk mõtet vaadata hoopis kaugele, et kui ka kunagi peaks Eestis tänaste sotsiaaltoetuste asemel hakatama mõtlema mingi muu lahenduse peale ja võimalik, et see on paratamatu, et siin me kõik oleme mõnda paratamatut probleemi, mis õige pea ilmneb juba maininud ja tegelikult ongi nii, et kaasaja siis kas heaoluriikides või lihtsalt sotsiaalriikides, nende hulka kuulub ka Eesti, sotsiaalne ei tähenda muidu sotsialistlik, et nendes üle 50% rahvastikust on kas ülalpeetav, näiteks lapsed on ju ülalpeetavad, et või siis teiselt poolt, et nad ei ole võimelised mingil põhjusel endale ise sissetulekut teenima ja nüüd tõepoolest üritatakse selle sama süsteemi sees teha mingisuguseid ümberkorraldusi, mis ilmselt pikas perspektiivis ju tulemust anda ei saa, kui mõelda nüüd siin näiteks 2 inimpõlve peale. Et kuidas teile tundub, kas ongi nõnda, et kogu see läänelik elulaad on lõpukorral ja tuleks oma mõtteid hakata sättima juba sinnapoole, et tõepoolest meie siin oleme võib-olla viimane põlvkond, kellel on võimalik osa saada sellisest tarbimisest ja sellisest energiakasutusest, nii palju reisida, nii palju lennata, et tegelikult juba inimpõlve pärast see enam ei ole niimoodi ja võib-olla selle asja plusspoolel on see, et aeglane elu, slow life, mille liikumised on ka juba olemas, mis töötab siis vastu sellele stressile, mis meil igapäevasest ringi jooksmisest ja iga hinna eest töö rabamisest tekib, et see ongi võimust võtnud ja ühtlasi tarbitakse vähem. Ma arvan, et siin tuleb ikkagi käsitleda, ja alati on põhjust käsitleda nii-öelda 2 vastandi kõrval ka alati kolmandat teed. Mis on demograafiline paratamatus, on tõepoolest see, et meile meeldib meditsiini areng, meile meeldib see, et eluiga ja terve eluiga pikeneb. Tõenäoliselt, ma ei tea, 30, 40, 50, 80 aasta pärast oskagi öelda, on olukord selline, et tänases mõttes nii-öelda töötaval inimesel on elus veel tema vanemad ja tõenäoliselt ka 4 vanavanemat, mis ei ole üldse välistatud. Sellepärast, et tõesti tüürakkude tehnoloogiad, mis iganes organite kasvatamine, siin on nagu muutused ja kiired muutused nagu täitsa ette ennustatavad. Ja sotsiaalselt on see ääretult meeldiv, kui sinu esivanemad on elus ja saad nendega suhelda, nende mälestustest osa ja nende soojusest osa. Aga enamgi veel, et tegelikult see tähendab ka vajadust hüljata pensionisüsteem, mis on ju suhteliselt hiline inimtsivilisatsioonis ja kasutusse võtta
ikka see olemise viis, mis on olnud loomulik inimühiskondadele kogu aeg. Ehk inimesed töötavadki eluaeg, teevad jõukohast tööd ja selles ei ole midagi halba. Seda enam, et terve aju ja terve organismi panus ühiskonnale, mida vanem on inimene, seda suurem on kogemus, on ju väärtus. Ja ses mõttes mina ei saa küll kuidagi nõus olla kõigi nende apologeetidega, kes kuulutavad, et võt nüüd Aasia hakkab kasvama. Et maailma osa, kus haridust on nagu vähe, kus nagu haridustraditsioon ja teadustraditsioon on hiline, et hakkab ühtäkki kasvama, kus inimeste tervisele ei panustata väga palju, hakkab ühtäkki kasvama ja jätab enda taha siis haritud, intelligentse maailma osa, kus inimese tervise ja vaimu eest hoolitsetakse hoopis teisel moel. Ma ei usu sellesse, ma arvan, et see on selline müüt, millel ei ole alust. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et me peame tõenäoliselt muutma oma majandamise vorme. Üks, millest me alustasime, ongi täpselt seesama, et ühiskonnas tagada juhul, kui see rahasüsteem sellisel moel ja kapitaliarvestus säilib, et tagada raha kättesaadus. Aga on ka teine asi, et sellise suveräänse ettevõtlusvormi kõrvale, kus mida rohkem on sul raha pandud ettevõttesse, seda rohkem saad sa dividende, seda suurem on sul huvi partneril nahka üle kõrva tõmmata, mis on nagu tüüpiline tegevus, millega majanduse põhiprotsessi ehk tootmise kõrval ju tegeletakse. Äkki on põhjust edendada ka solidaarset ehk ühistulist majandust, kus inimesed ühistegevuses oma igapäiselt vajaliku energia, mille muu toodavad, ilma erilise kasumita, lihtsalt selleks, et see energia oleks toodetud. Ma arvan, et me hakkame nägema tõenäoliselt väga olulisi muutusi majandusstruktuuris ja vananeb ühiskond hülgab tõenäoliselt pensionisüsteemi, aga ei muutu kindlasti selliseks küüniliselt paikseks ja urus elavate inimeste kogukonnaks. Vastupidi, et mõtlengi, et ega ühiskonna evolutsioon on ka ettearvamatu. Ette kujutada, et näiteks rohelisem maailm tähendab koopasse minekut, see on ka muinasjutt, millel ei ole tegelikult mingit alust. Kui vaadata, igaüks võib kodus vaadatakse arvuti ligipääseb Ameerika Statistikaameti, see tsensusbüroo on nende demograafilise tabel, kus on eri maade rahvaste jaoks ennustanud kuni aastani 2050 rahva vanuselist ja soolist jaotust. Selle järgi vaadates nii Jaapanis oli 2050 kõige arvukam rahvarühm kusagil 60-65, Eestis saab see olema 50-55, Hiinas umbes sama, ka seal 50-60 kõige arvukam rahvarühm, kõiki nooremaid vähem. Nii et see näitab, et pensionisüsteem kindlasti muutub. Kindlasti muutuvad ka töö ja vanuse ajad. Iseasi on nüüd siis, see tähendab seda, et võib-olla see aeg, kus saad ilusasti mööda maailma laevaga ringi sõita ja kruiisi teha, kuna sa enam isegi tööd teha ei tohi, nagu siin Euroopas sageli oli või Ameerikaski, et siis see muutub ilmselt töisemaks, kuidas töö enda iseloom muutub, ma ei tea, nüüd viimased aastakümned on ju läänemaailm põhiliselt elanud väga kallilt hinnatavast tööst, aga mis on ju mingite lööklausete või lubaduste või lootuste müümine, võtame enamus reklaami, enamus sellised pangatehinguid, need on ju lööklaused ja lubadused, mis on kõrgelt hinnatud ja millest on alati hästi makstud. Kas need sellisel kujul säilivad, kui ühistuline majandus tuleb, seda ma ei oska öelda, aga ilmselgelt majanduses on alati kaks tendentsi, üks on see partnerit naha üle kõrvade tõmbamine, teine on teadmine, et võtame ostu-müügitehing, see on kasulik mõlemale poolele. Või siis jääb ta toimumata. Aga kui nüüd mõelda siis selle lihtsa talupoja mõistusega, et me oleme harjunud sellega, et meil on mingisugused sõiduvahendid ja oleme harjunud sellega, et meil on üsna mugavad kodud ja üsna head kommunikatsioonivahendid, meil on telekas, meil on riided seljas, mugavad saapad jalas, kes armastab käia jooksmas või kõndimas ka, on vaja korralikke jalavarje ja tegelikult ei ole mõeldav pöörduda selle juurde tagasi, et me teeme neid ise või et naabrimees teeb, et ikkagi paratamatult. Vastupidi, kui me vaatame tegelikult muutusi tehnoloogiates, need on meeletud. Ütleme, kui paarkümmend aastat tagasi ilmusid esimesed asju trükkivad printerid, 3-mõõtmelised printerid, need olid väga algelised. Täna see tehnoloogia, mis võimaldab asju lokaalselt teha, aga täpseid, korralikult, joonise järgi, õigeid ja töötavaid aina edeneb. Ja arvan, et see, mis juhtub järgneva poole sajandi jooksul, on see, et täna on 7 miljardil inimesel kasutada umbes miljard või veidi peale autot. See on ka tavatu.
8, 7, 6 inimese kohta üks mingi veider masin, see on tavatu, sellist asja pole ajaloos olnud. Poole sajandi jooksul me näeme seda, kuidas osad nendest autodest asenduvad robotitega, kas inimlaadsetega, kes saavad samasuguses kohas liikuda või meie, ja nemad teevad seda tööd või need teevad seda tööd, mida täna on harjunud tegema inimene. Hea oleks, kui need robotid oleks ühistuliselt omatud. Ma täitsa selgelt näen, et see muutus töö ja tehnoloogia struktuuris, 20 aastat tagasi me ei osanud ette näha, et ühtäkki tekib võrk, elektrooniline kirjastamine, failivahetus, sotsiaalsed võrgustikud, elektrooniline majandus, mis on kasvanud pööraselt 6-7 tuhande päeva jooksul. Me ei oska ennustada, mis juhtub järgmise 6-7 tuhande päeva jooksul, aga mingit degradatsiooni ei ole põhjust arvata. Ehk iseenesest see tehnoloogiline muutus mõjutab inimese käitumist. Okei, me näeme täna väga palju suitsevaid autosid, selliseid rudimente 100 aasta tagusest ettekujutusest, headusest, aga ma usun, et see muutub. See muutub väga tugevalt. Kui me vaatame roboti ehitust, siis Jaapanis on seda edendatud 40 aastat. Tänaseks on olemas arvatavalt masstootmises umbes auto hinnaga robotid, mis suudavad teha inimesele jõukohaseid töid, inimesele sobivas keskkonnas, kõndida, joosta, liikuda, orienteeruda ja nii edasi. Mingil hetkel on nad masstootmises, mingil hetkel inimene loobub autost ja liisib endale roboti või ühistud roboti, mis teevad põllutöid või kodutöid, et tööstruktuur muutub väga tugevalt. Väga hea, sellisel juhul kaob ära tegelikult terve hulk neid ameteid, mida saab pidada ilma väga hea hariduse ja tugeva tahtmiseta. Et ehk siis ilmselt säilib ja läheb veelgi väärtuslikumaks. Inimese peetav amet kaob ära, funktsioon jääb alles, eks ole, mida kannab masin. Just nimelt, ja see tegelikult tekitab kohe küsimuse, et mis siis saab nendest inimestest. Eestis ei ole see nüüd suur probleem, aga paljudes riikides on ja riskides siin võib-olla pruukida. Inimene on robotiühistu osanik ja ta saab sellest panusest, mida ta teeb ettevõtjana, oma tulu, mida ta võib panustada oma lastesse ja kuhu iganes. Ühistuline ettevõtlus on samasugune majanduslik ja töö tegemine, ega aktsiate omamine ei ole pelk istumine. See nõuab ka teatud aktiviteeti, vaimset aktiviteeti ja ma ütlengi, et majandusstruktuuri muutus tähendab ettevõtlusvormi muutust ja kellegi omad peavad need robotid olema. Kas nad on mingisuguse korporatsiooni omad, mis on ebamugav, kui neid tuleb kellegi käest laenata, või nad on ühistute omad, siis nad on kõigi omad. See on loodusvaradega, me tekitame mingisuguse kihi tehnoloogilise sfääri ühiskonda juurde, mis on lisaks litosfäärile, kust me võtame oma varasid. Väga võimalik, need robotid saavad pensionifondide omandiks. Või pensionifondide omand, me ei oska seda ennustada, aga ma ütlen veel kord, et meil on põhjust avatud meelega luua selliseid lahendusi, mis avavad sotsiaalse evolutsiooni oluliselt kirevamaks tulevikuks, sellepärast, et vastupidisel juhul, see tulevik on lihtsalt morn. Ja mornid ühiskonnad on õnnetud ja ebaefektiivsed ja tekitavad morni meelt ainult juurde. See on tõsi, et rõõmus meel ja lootusrikkus on kindlasti vajalik ja palju kasulikum kui pessimism või siis kott peas tundmata tuleviku jooksmine. Me oleme ju niikuinii näinud praegu sellist olukordas majanduskriisi, aga mõni tihas koondas või pani kinni lausa end, koondas inimesi ja töötajaid ja hiljem selgub, et väga kaudsele pikki ahelaid pidi on need samad töötajad, koondatud töötajad, ise selle ettevõtte omanikud läbi mitmete pensionifondide sageli. Nii et ise ennast koondasid. Ja kahju kannavad siis loomulikult need, kes selles otsustamises ei osalenud. Aga selle koha peal tundub, et ongi parras aeg hakata otsi kokku tõmbama, sest et seda viimast küsimust, mida kangesti tahtsin esitada, aga mis siis jääb ilmselt tulevikku, et mis saab tegelikult kõikidest nendest inimestest ja Lääne-Euroopas väga suurest hulgast immigrantidest, kes kahjuks, nii nagu Tiilo Sarasiin otse oma raamatus välja ütles ja selle eest otse kohe ka ametist lahti lasti, aga siiski tema raamat ja need ideed on muutnud väga palju kogu Euroopa poliitikat, et tihtipeale paljud neist ei ole selliste vaimsete võimetega ega sellise motivatsiooniga, et omandada haridust, mis võimaldaks asuda pidama siis niisugust elukutset, mis tuleviku ühiskonnas suudaks väärtusi luua ja millel oleks rakendust, aga ühesõnaga kõiki neid küsimusi ja kaasa arvatud seda küsimust, kas sotsiaalne tugi, mida pakutakse ükskõik, kas siis meie kirjeldatud kodanikupalga vormis või sotsiaaltoetustena, mis oleks siis Eestis näiteks priskemad kui praegu, et kuivõrd see võib kujuneda immigratsioonimagnetiks ja tõmmata ka Eestile siis need probleemid, mis mõnel pool mujal on, et sellest kõigest siis tulevikus. Meie minutid on täis tiksunud, loodan, et keegi ei arva, et me
propageerime siin kommunismi või sotsialismi või et oleme kõik koos utopistideks hakanud, et loeme Campanellat ja usume sellesse, aga meie ühine sõnum vist on see, et mõelda tuleb avaralt ja ilmselt on käes see aeg, kus 1-2 põlvkonna jooksul tuleb ühiskonnad ja nende toimimise alused ümber muuta, seda teha rõõmsalt ja mõistusega. Täname kõiki kuulamast, aitäh Marek Strandberg ja Vootele Hansen saatesse tulemast, vestlust juhtis Ülle Madise ja ootan teid kuulama jälle tuleval nädalal. Kõike rõõmsat! Vanamehed kolmandalt.